kallid disainerid ja Tallinn 2011 sõbrad, kes te kõik siia olete täna tulnud. Mul on väga hea meel, et teid on nii palju siin ja ma loodan, et need, kes ei ole sattunud siia Pärnu maantee galeriisse seda näitust varem vaatama, nendel on nüüd põhjus tutvuda väga toredate ja veelgi toredamate töödega. Täna on siis see päev, kus kaua oodatud tulemused teatavaks saavad, kes on siis need, kes meie žürii arvates, kuhu kuulusid disainerid, kommunikatsiooni- ja turundusinimesed ja 2011, ehk siis Sihtasutus Tallinn 2011 esindajad, kes me siis ühiselt selle valiku tegime. Ma annaksin sõna esmalt Disainiliidu juhile Ilonale. Ilona Kurjanova saab täpselt rääkida nii disaineri kui žürii liikmena, millised tööd siin olid, milline tase oli ja mida me üldse hindasime, mida vaatasime. Tervitus kõigile ja me võime seda suveniirikonkurssi võib-olla nimetada mingil määral ka eksperimendiks. Sellepärast põhiline eesmärk oli selle konkursiga vältida neid mõttetuid ja kasutuid suveniire, mis meie poleeritud sektsioon kappe ummistavad ja millega pole midagi peale hakata. Ja ütleme, et võib-olla meie tegijad ei ole veel väga kogenud selles vallas, et see oli nagu esimene katsetus anda nagu selliseid märksõnu, millele nagu keskenduda, tehes mingit uut objekti või eset ja need märksõnad olid, et igal asjal võiks olla väärtus ja see on tingitud sellest eriti praegu masuajast. Teiseks on see tingitud selles, et nii maailm on täis mõttetud ja koledaid esemeid. Et kui me asja teeme, esiteks, et taga oleks midagi peale hakata, ta on ökoloogilisest ja mõnusast materjalist, et pärast kasutamist aega taga hävib looduses või teda saab taaskasutada ja selleks koostöös Tallinn 2011-ga me lõime ikkagi päris niisugused ranged lähteülesanded, mis siis eeldasid, et tulevane looja kõiki need silmas peaks. Et mina soovin igal juhul kõikidele osavõtjatele jõudu ja tänan, kes kõik osa võtsid, et hästi palju kirevaid ja toredaid mõtteid oli siin ja soovitan ettevõtlikkust kõikide nende ideede edasi arendamisel ja et te leiaksite võimaluse neid realiseerida ja neid paljundada ja neid tiražeerida ja loodan, et selles aitab teid ka kultuuripealinn, kelle esindaja meil praegu uksest astub sisse ja kindlasti tahab paar sõna selle kohta ka ise öelda. Küsitud ja tund aega tagasi külastasid sama näitust Leedu ajakirjanikud küsisid, et miks te seda teete, et mis eetiline ja mis suveniirid ja suveniirid elavad oma elu. Aga teeme sellepärast, et varem tehtud ei ole niimoodi ja rõhutame oma rohelist joont ja keskkonnasäästlikkust igal võimalikul juhul, sest meie arvates on see oluline. Meie rohelisest mõtteviisist ja sellest, miks me seda teeme, räägib Sihtasutus Tallinn 2011 juht Mikko Fritse, kes nüüd ka kohale jõudis. Tere tulemast, vabandust, et ma nii hiline. Mul kindlasti oli põhjus, et tere tulemast, mul on tõesti hea meel. Üldiselt nagu nii palju rahvast ka, see kohe võtab sõnad suust. Tore, ausalt, ei peagi ütlema, tihti on pooltäis, ütleb teine vahest, tulid palju, nüüd on ikka täis. Et mul on sellestki hea meel, me suutsime kaasa lüüa sellisele konkursile ja kui nagu selles sihtasutuses ei ole veel nii palju neid asju, kuidas sa oled algusest pidi kaasas või oled suutnud mingit ühistegevust luua, millel on ka tulemus ja see on ka tulemus, millega võib-olla rahul ja kes tekitas mingit liigutusi ja mõtteid, nii siis mis on eraldi ilus. Ja meil on nagu see üks põhiprintsiip olnud, et me suudame, kuid see on moe teema, on see meil ka südamelähedane teema, et me tahame olla jätkusuutlikud, me tahame olla keskkonnasõbralikud, selles hinges on ka seda konkursit tehtud. Ja teine asi on see, et me tahame, kui me juba kultuuripealine teeme ja kui me nagu läbi selle kultuuripealina räägime nii palju kui võimalik Tallinnast ja Eestist, me tahame ka nendes meenetes ja toodetes, nendes asjades nagu võimalikult seda Eesti hinge ja ka materjali näidata. Ma ei teegi pikaks seda kõnet, ei olegi vaja. Tore, et te olete siin ja nüüd tuleb mingi järgmine tähtis auhindade. Arvan, et nüüd läheme olulisema juurde. No võt. Et mis me siin pikalt niimoodi ikka jutustame, tegelikult tahavad ju kõik teada, et kes siis lõpuks võitsid. Aga meie valisime siis 3 välja ja alustame 3. kohast. 3. koha laureaadiks on töö siin minu, mis käel siis, vasakul käel, kilud.
Kas ma keeran ümber teile juba? Jah, võid keerata kilod ümber. Kristiina Nurk ja Timo Toots. Ja nimed on Kristiina Nurk ja Timo Toots. Just. Ja neid täna siin pole, aga nende esindaja on olemas, aunaraha ja lilled. Jah, palun. Tallinna Kilud, eelmärgus oleks kunstlikult küsida, neid pole kohal. Tallinna Kilud, ma arvan, ütlevad eestlasele päris palju. Tallinna Kilud on selline väga tore ütlus, me teame täpselt, mida see tähendab. Eestimaalased see lugu kõnetab. Teise koha vääriliseks hindasime töö, mis on tegelikult seal tagaseinas või siis eesseinas, kui sisse tulete. Ja tegu on ka samuti väga lihtsa, ent nutika ja uut elu elama pannud leiutisega. See on Eesti jonn. Hästi pretendeeris ka esimesele kohale, et oli vahe. Panna selle ka üle, see on minu kõik. Ilona juba salaja rääkis, et tegelikult pretendeeris ka esimesele kohale. Aga sult on hea võimalus küsida, miks sa just sellise töö esitasid? Sellepärast, et selline mõte tuli. Sellepärast esitasin. Et meil nii mõnigi ütles, et mis jonn, kes tõid vaatasid, et mis jonn, et see on juba ära tehtud, ammu tehtud, et sul ei tundnud, et prooviks uuesti nüüd, jonni. Mina ei ole sellist kohanud enne. Meiega mitte. Aitäh sulle. Tegelikult esikoha pretendente oli hästi palju ja me vaidlesime ikka väga pikalt ja arutasime need meened läbi väga põhjalikult, kõik argumendid, miks keegi on ühe poolt, miks keegi on teise poolt, aga lõpuks me jõudsime siiski esikohani ja juba sellepärast, et sellel esikohal on väga tore ja väga taaskasutuslik lugu rääkida, sest see on sõna otseses mõttes muidu tavaliselt äravisatavast asjast tehtud ja seegi on seal taga või siis esiseinas ja selle töö nimi on Sõlg. Ütlen teile, et need on tehtud sellest, mis ikka meil õhtuti või ma ei tea, peokäigus juhtuda võib, ka siin peokäigus, kui keegi hoogsalt veini joob. Nimelt on sõled valmistatud veiniklaasi alaosadest, mis lähevad peokäigus või ürituse käigus või kohvikus või restoranis katki. Kus selline idee? Väga lihtne, et tavaliselt on see prügikasti kaup, aga lihtsalt anda uus elu ja see oli nagu lihtsuses ongi võlu, et rohkem ei olegi. Just täpselt. Ja sellepärast lihtsuses on võlu. Aitäh teile ja kõigi kolme võitjaga asume juba läbi rääkima peagi, mis ja kuidas me kõik seda tootma kõike hakkame. Igatahes aastast 2011 on need Tallinn 2011 ametlikud meened ja kõik saavad neid osta ka e-poest. Aitäh!